siin on diateesid. See on nii raske nimi. Tere, siin on Tiia Estetik Project. Oleme täna siin Tartu maantee House Gymis, et tuua teieni uus videoseerias Naised trenni. Ja täna meil on endal juba trenn tehtud ja trennis on selline body fitnessi võistleja nagu Liis Ork, kes tegelikult ei ela Eestis, vaid ta elab Soomes. Nüüd ta tuli Eestisse külla ja siis me võtsime kiiresti ühendust temaga, et üheks trenn teha. Täna siis treenime minu selga, mis on nii-öelda body fitnessi väga tähtis osa. Trenn on seekord siuke raske pumpav, et ei ole kerge, kuid on siiski raske pumpav, ehk rohkem seeriaid, rohkem sarju, lühemad pausid seeriate ajal, ehk siis nagu pumpame lihase korralikult täis. Enne kui Liis siia tuli, palusime ma vaatajatelt küsida küsimusi temalt. Ning Brunchik on Instagramist meilt küsis sellise küsimuse sult, et mis sind treenimise juures kõige rohkem paelab? Kõige rohkem arvatavasti on see eneseületamine ja pluss see, et seda on raske sõnadesse panna, aga see tunne, mis sul pärast trenni on ja see, kui sa higistad ja sa vaatad peeglisse, et keha muutub ja selle need, kes käivad trennis, kindlasti teavad, mis tunne saab minna trenni ja minna trennist ära, et minge kõik trenni! Milleks ennast motiveeritud sul motivatsiooni puudusel? Kusjuures ei teki, et see ongi just nii naljakas. Just täna panin Facebooki pildi, et mul on selle 3 aasta jooksul olnud üks ainult kord, kus ma olin trennimine, kus liiga väsinud, oli see motivatsiooni nagu oli nipet-näpet, aga kuidagi motivatsiooni on trennima, alati tahan minna. Ma just ootan seda trenni minekut ja see on kuidagi minu jaoks, ma ei tea, mitte just teraapia, aga ma tegelikult naudin sellest. See on nagu meditatsioon natuke. Kus on see? Ja siis üks asi on oma piltide vaatamine, mis motiveerib väga. Ja muusika. Et muusika on minust nagu äärmiselt tähtis trennis. Et tavaliselt mul ongi, kui ma käin trennis, ma käin üksinda, et mul on mina ja mu kõrvaklapid, sellest mulle piisab. Et see on hea muusika, motiveerib ikka väga-väga palju. Ave Fitness küsib, et kaua sa oled üldse selle spordialaga tegelenud ja kus tekkis mõte body fitnessisse minna? No ma alustasin fitnessi 2014. Veebruaris läksin treeneri nii-öelda jutuajamisele ja sügisel läksin juba lavale. Aga siis ma võistlesin bikini fitnessis. See oli mu esimene ja viimane hooaeg bikini fitnessis. Ja siis treener tegelikult kohe ütles, kui läksin tema kohtumisele, et sinu keha on rohkem body fitness oma kui bikini oma. Et sealt tuli ka mõte, et lähen alguses bikini fitnessi, et kuskilt alustada ja siis minna edasi body fitnessi. Et ma olen äärmiselt rahul, et ma tegin selle otseselt minna body fitnessi, et see on nagu minu oma, ma naudin ikka täiega. Laval oli täpselt sama küsimus, ma vaatasin 2014 vist jah, et läksid bikinisse ja siis ma vaatasin, et sa läksid bodisse, et miks sa nagu läksid või kas sa oled sellega rahul? Jaa, ma olen rääginud rahul, sest bikiinis mul oligi see, mul on hästi tugevad õlad ja mul on tugev kõht. Et see oli nagu bikiinis tolla ja see oli nagu miinus, et see oli ka nagu, et ma ei saanud kõvasti trenni teha või nagu nii kõvasti mitte. Et see nagu nii-öelda piiras mu treeningud, millest ma nagu väga naudin ise, et see oli nagu see oli vaimselt suht raske nagu võistlusti vahepeal, kui oli nagu eelfinaal Soome meistrikate ja see oli nagu finaal. Et nagu selle vahepeal sai 2 nädalat ma sain üldse nagu õlgu teha ja kõhtu teha. Aga see on just see, mis mulle nagu meeldib tegi rohkem nagu õlgu. Ma olen Soome liidus, ma ei saa Eestit esitada, et ma olen nagu ametlikult soomlane tol hetkel. Jah, ma nüüd suvel saab 7 aastat Soomes.
Ma lihtsalt mõtlesin jah, et ei, ma ei saa jah. Et see liituda vahel nagu suht nii-öelda ranged need piirid, et kes saab võistelda, kes ei saa võistelda. Et see on, et liituda kaudu nii-öelda asjaajamine kogu aeg käima, et ise ei saa midagi teha. Et see on... Kui sa tuled Soomest võistelda, siis ei saa. Ma registreeriks ennast Eesti siia kuskile jõuda, kui siia jõusaalik kuskile nii-öelda mis see sõna on, et kuskile nii-öelda nagu tiimi, siis ma nagu saaks idee järgi ja siis ma ei saa Soomes võistelda. Et Soomes on tase nagu teistsugune, nagu ennast saab nagu rohkem pushima, et nagu kuskile jõuda. Et Eesti oleks nii-öelda nagu, mitte lihtsam läbi lüüa, aga nagu rohkem motiveerib see, kui Soomes on kõvem tase. Et see on nagu, see on põnevam. Sofia on Instagramis küsinud, et milline on sinu eesmärk võistlustel, et kas omada paremat vormi, kui see oli eelmine aasta või siis ikkagist konkurente alistada? No kõige tähtsam on ikkagi see nagu ennast nii-öelda ületada, et tuua parem vorm laval, mis oli eelmine kord. Aga muidugi ma olen sportlane, õige sportlane tahab alati võita, et muidugi on see alati võitmine nii-öelda mõttes ja eesmärk on võita, aga tähtsam ikkagi see, et nagu olla endast parem eelmine kord. Sofial on veel üks küsimus olnud, et milline näeb välja su treeningrutiin? No praegu mul on nii-öelda 2 erinevat nädalat, on nii-öelda raske pumpanädal ja teine on nagu raske maksimaalsete raskustega. On siis nii-öelda jalad, kõht, siis on õlad, triceps, sääred, siis on jalad ja siis on rind, muskel ja kõht. Ja siis kui on nii-öelda raskem pumpanädal, siis on veel jalad nagu 2 erinevas päevas, see on nagu ainuke erinevus. Muidu on jah, üks nädal on 4 trenni nädalas ja teine nädal on siis 5 trenni.